Ja aitäh, hea eesistuja, head kolleegid. Peaminister, kes on tulnud meile siia arupärimisele vastama selle üliolulise tõstatatud teema osas. Ma tean, et seda ülekannet, praegu otseülekannet vist tervele Eesti avalikkusele, lisaks siis Riigikogu otseülekandele, teeb ka Delfi ja inimesed vaatavad seda. Ja mulle saatis praegu üks inimene kirja. Ma just mõtlen, et ma lihtsalt siit ühe lause loen ette, seda ei saa tervenisti lugeda, sest et inimesed on nii meeleheitele aetud ja kui nad kuulavad, mida peaminister räägib ja võrdlevad seda oma eluga, siis nad saavad ilmselgelt väga vihaseks. Aga üks lause, mis meile ka siin tegelikult selles mõttes tuttav on, et me näeme siin kogu aeg seda. See inimene kirjutab ja see on otse suunatud peaministrile. See irvitav ja mõnitav molju ajab tõesti vererõhu üles. Ei ole mina see inimene siin, kes hakkaks kedagi õpetama või kes hakkaks juhtnööre andma, kuidas mingisuguseid asju võib-olla esitleda. Need on rasked teemad nii tervele ühiskonnale ja ega siis peaministril ka, ta peab ju oma positsioone kaitsma, aga seda võiks teha siiski kuidagi niimoodi, et inimesed, kes seda kõike vaatavad ja kuulavad, ei saaks vererõhku üles, ma ei tea, veel suuremaid tervisehäireid ja ei peaks pöörduma meie tervishoiusüsteemi poole, kust nad ka nagunii abi ei saa. Aga me oleme siin välja võtnud statistika, meie inimesed on käinud siin puldis, me oleme ka oma küsimustes seda statistikat peaministrile esitlenud. Tema nägu selle peale on umbes selline, et tema pole sellist statistikut küll kuulnud ega näinud, temal on mingi oma statistika. Nagu me teame, praegu ju ka see tarbijahinnaindeksi avaldamine Statistikaameti jaoks oli väga keeruline, sellepärast et isegi Euroopast juba tuli meile natukene viibutati näppu, et kus see Statistikaameti andmed nüüd jäävad, siis ilmselgelt nüüd need lõpuks tulid ja tulid natukene, seda ka Statistikaamet ütles, et on natukene ilusamad, aga on ka öeldud, et amet oli sunnitud sisse viima siis korraga mitu olulist muudatust, et kuidas seda statistikat siis arvutatakse. Mõeldi välja siis uued klassifikaatorid, metoodika uuendused seoses elektri hinna ja toidukaupade hinnakorjaga ning 2026. aasta tarbimiskaalude rakendamine. Sellised keerulised terminid, aga see on selge see, et see kõik on puhas manipulatsioon. Me ju teame, kuidas siis Rahandusministeerium ja rahandusminister isiklikult kullipilguga jälgivad kõiki neid protsesse. Me teame, kui valuliselt reageerisid siis Jürgen Ligi ja ka Reformierakonna valitsejad. Juba varasemalt on reageerinud Konjunktuuriinstituudi direktori või ka siis Riigikontrolli aruannetele. Nii et ilmselgelt seal üritati seda manipuleerida siis valitsejatele natukene ilusamaks, sellepärast et peaminister peab ju saama tulla siia ja rääkida meile, kui ilusas võimalikus maailmas me elame. Ja ma ikka armastan seda näidet tuua ja pean sellega uuesti siinkohal ära ütlema, et see hirmsasti meenutab seda, kuidas kunagi ühes teises riigis viimasel, kui see süsteem juba kokku kukkus ja viimased korinad käisid, siis kuidas propagandaga see riik üritas asfalteerida asfaldiauke. Me mäletame seda, millised olid teed ja kui õudne oli seal autoga sõita. Aga kui ilusat juttu meile rääkisid ka tookord valitsejad, kuidas mingeid auke ei ole. Ma võtan lisaaega, palun. 3 minutit lisaks. Aitäh. Kuidas mingeid asfaldiauke tegelikult ei ole, meil on kõige parem võimalik riigikord ja see kestab igavesest ajast igavesti ja teed on mõningaid üksikuid puudusi, aga tulevik on helge. Ja samal ajal rahvas tundis igapäevaselt oma tagumikuga, kuidas auk oli augus kinni
ja kuidas see reaalne elu ja propagandaga iga päevaga lahknesid järjest rohkem. Ja nüüd me oleme täpselt samasuguses olukorras. Ja no veel kord, siin kolleegid sotsiaaldemokraadid on iseenesest väga õige arupärimise teinud, sellepärast et see absoluutne vaesus siis eelmise aasta näites on, kogu see statistika on absoluutselt kohutav. Absoluutselt kohutav. Aga samal ajal jällegi kõik need küsimused, mis nad küsisid, ega peaministri käest ei tulnud ju tegelikult mitte mingeid vastuseid. Ja olgem ausad, nii nagu ma oma küsimuses ka tähelepanu pöörasin, see on nagu sotside poolt natukene silmakirjalik praegusel hetkel, sellepärast et kõik need on ju tegelikult viljad. Õied, võib-olla õied, eks ole, viljad veel tulevad alles, aga juurpõhjused on ikkagi ju varem nendele juurpõhjustele on juba varem alus pandud ja juurpõhjused, kõik need 26 maksutõusu või uut maksu, automaks selle hulgas, mis nagu võib-olla kõige rohkem praegu inimestele ka korda läheb. Käibemaksutõus, tulumaksutõus, kõik maksutõusud, need tehti ära ju sotsid teie ajal. Ja see on tegelikult põhjuseks, miks meie pered praegu ülihelikiirusel vaesuvad. Miks absoluutses vaesuses elavate laste arv ülihelikiirusel kasvab? Ega see ei tule ju sõrmenipsust, see ikkagi kõik saab alguse nendest protsessistest, mis pannakse varem idanema. Ja rääkimata sellest, et meil tegelikult, me räägime siin kõrgest elektri hinnast. Mis on kõrge elektri hinna põhjus? On ju tegelikult see, et seal sees on veel mitu varjatud maksu, mis nüüd hakkasid ka veel ju uue aasta alguses kehtima ja mis löövad meie neid samu vaesuses elavaid peresid, neid samu vaesuses elavaid lapsi, hakkavad lööma veel selle aasta jooksul nii, et ma ei kujuta ette, missuguses ühiskonnas me elame siin kevadel, suvel, järgmisel sügisel, talvel, et ma ikkagi ütleks Reformierakonnale, et tehke endale reaalsuskontroll ja katsuge nüüd tulla sellest oma mullist välja. Inimesed ei usu seda juttu enam, mida te räägite. Ja kui Kristen Michal suunas siin mingisugused mürginooled ka nagu meie, selle valitsuse pihta, kus meie olime, et kas meie ei ole midagi teinud, siis vabandust, kui EKRE valitsus maha joosti 21. aastal. Aitäh. Meie jätsime teie valitsustele 8% majanduskasvu ja selle ja terve Eesti olete te nende aastatega maha mänginud. Häbi teile olgu. Kolleeg Helle-Moonika Helme, ma luban siiski endale ühe märkuse, et see teie tsiteering Delfi kommentaariumis kellegi poolt öeldule peaministri aadressil oli äärmiselt kohatu. Mul on siiras palve seda mitte teha edaspidi. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. See oli mulle saadetud. See ei muuda minu repliiki olematuks. Ma jään oma repliigi juurde, see on äärmiselt kohatu kellegi teiste sõnade läbi veel kedagi iseloomustada nii, nagu te seda tegite. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Kuulakem palun Anastasia Kovalenko-Kõlvartit.